Tere tulemast, sõber, vaatama järjekordset episoodi sellest, kuidas Mats ja Raid vaatavad järjekordset episoodi sellest, kuidas hunnik noori inimesi lahendab Raidi loodud ülesandeid. Väga hea, hakkame vaatama. Osa number 4 ja Rakett 69 2023. Läks! Rakett 69 võistluses viib edasi täpsus ja loogika. Eelmisel korral panid raketlased kokku satelliidi ning kellel mõõtmistäpsusest puudu jäi, said end tõestada loogiliste järeldustega. Juhu! Ma loodan, see võttis selle enda laulus välja. Nii halb oli või? Kas nii halb, aga? Ma võin sulle näidata siin. Ma ei lase saatel pihtagi hakata. Võistlus jätkub Ülemiste tehnoloogialinnakust Rakett 69 stuudiotest. Oba, Enefit, Volt. Tere õhtust! 1923. aastal alustas tööd Eesti esimene elektrijaam ja võrk Ellamaal. Seda sündmust loetakse Eesti elektrisüsteemi alguseks. Nii et siis tänavu tähistame oma elektrivõrgu 100. aastapäeva. Täna jälgivad võistlejad lahenduskäike 100 aastat elektriõpetaja Ingrid Rõigas ning energeetikainsener ja Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo. Saadet juhib füüsik Aigar Vaigu. Paneme täna Aigar on ikkagi asendamatu. Elektriohutuse ja energiasäästu alal. Ülesanded oleme koostanud koostöös Eesti Energia ja Elektrileviga. Elektriteema on mulle väga kodune teema. Põhivalevid, mis põhikoolis kaasa antakse, et neid ma oskan. Rohkem ei olegi vaja. Tal on see pilt meeles, kuidas võistluse lõpus Oom muudkui aga sikutab kokku seda ja siis kes see lükkab ja kuidas seal käib. Mulle meeldib, sul järelikult ei olnud meeles, kui seal oli kes see lükkab ja värki ja ma arvan, me peame korraks selle pildi panema hästi korraks, 2 sekundit. See on see pilt, millest Mats rääkis. Parim tüdruk ja mulle meeldib see, et neil oli nii kaua aega vaadata seda lihtsalt. Saavad mõlemad HK Unicorn Scoodi poolt 6000 eurosed preemiad. Auhinnad loetakse iga kord samas järjekorras ette või? Ma ei tea, aga kindlasti kõik auhinnad loetakse ette iga kord. Kas need on niimoodi natukene nagu teadusartiklites on, et see, kes nagu maksab, on viimane? Üks õpetaja, kes mind kõige rohkem on mõjutanud. Kõik maksavad ju, rahast räägime. Aga ma ei tea, see on minu kompetentsist väljas. Punaste tiimi kuuluvad Ingel Ettel. See on väike süda, ma sain vahepeal teada. Ingel Ettel teeb väikest südant, kes ei teadnud. Siis siin tuleb nagu, see on nagu südame alumine serv ja siis tuleb lup. Ja ta just uuris mingit ülilahedat asja, kuulsid või? Laktobatsillidest midagi. Väga lahe. Järgmine nädal äkki kuuleme jälle. Või läheme tagasi või? Ei, see on okei. Martin. Minu teadmised elektrist jätavad soovida. Gümnaasiumi füüsika oli mul ning ülikoolis oleme rohkem teoreetilist õpet teinud. Mis sa arvad, kui palju üldse arstid õpivad ülikoolis seda füüsikabaasi? Just nagu elektrit kui sellist näiteks? Ma arvan, et ta ikka palju mõtlevad, nad peavad ju teadma, kuidas elektriga süda käima panna. No nad peavad tegelikult teadma kõike, eks ju? Jah. Neil ei ole kitsasala, nad on rakendusbioloogid, nad peavad teadma, kuidas töötab inimkeha ja kuidas kogu ümbritsevat maailma rakendada selle töös hoidmiseks. Kuulen sind veits vaikselt. Aeg on valida endale kapteniks. Tegelikult teil vahet. Suuna punast energiat mina. Kas Annika ei olnud just kapten või? Annika on väga tihti kapten, ma arvan, sest et neid on 3 tükki tiimis ja peab ringlema. Ma ei tea tegelikult, ma ei mäleta eelmist nädalat, vahepeal oli Eesti laul ju, meil siin läks aega nii palju. Võiks hõlmata kindlasti Smaragda paneb lampid põlema. Ning tahaks avastada midagi, mida ei ole veel avastatud. Ma vaatan seda Smaragda neid patse
Ja kas ta teeb neid ise endale või neid teevad talle meigikunstnikud? Mida saaks päris maailmas ka... Ma tean, et grimeerijad teevad kõigile eraldi soenguid iga kord enne. Kas sina ei rääkinud ka sellest millalgi? Ei rääkid sina. Mul oli kellegi arutelu, et siis sa näed, et kui on samal päeval mitu saadet salvestatud, et siis soeng ei muutu. Ja kui muutub, siis on järelikult uus päev. Teeb ära kõik majapidamistööd kõige väiksema elektriarvega. Mängus 1 tund võrdub 1 minutiga. Selles ülesandes peavad võistlejad keetma vett, pesema pesu, triikima pesu, küpsetama kooki, imema tolmu tolmuimejaga, vaatama televiisorit ja laadima elektriautot. Ja teil on aega 20 minutit, et valmistada ette oma tarbimisplaan ja seejärel läheb kell käima. Kas te olete valmis? Ja siis seal taga telekas hakkab laivis jooksma, kui palju nad raha kulutavad. Ma tahaks ka endale sellist, et mul on kogu aeg näha, ma olen... Tagatelekas hakkab jooksma, palju elektri parasjagu maksab, aga meil on seal peidetud telekas, mida näevad kohtunikud, kus jookseb tegelikult kogu aeg see, kui palju keegi maksab, kui palju neil on võimsust taga ja kõik see info jookseb seal, aga seda me võistlejale reaalajas ei näita, sest et võistli ülesanne on see ikkagi enda plaani järgi saada võimalikult optimaalne tulemus kätte. Okei. Meil oli ette antud elektrihindade graafik, erinevate majapidamistarvete elektri kasutus siis. Kui võistlejad ülesanded lahendavad, siis on neil olemas ka siin kaitsmed, nagu päriselus. Kui läheb voolutugevus liiga suureks, ehk tarbitakse süsteemis liiga palju võimsust, siis kaitse lülitub välja. 2:30, kas keegi saaks palun need kõik läbi jagada ja arutada amprid välja, siis me teeme, et meil kaitse ei lähe välja, me saame selle järgi vaadata. Kaitsmele vastava voolutugevuse võib teisendada ka võimsuseks ja võrrelda seda kodumasinate võimsusega. Mulle meeldib see mõte, et siis sa teed ühe arvutuse versus iga kodumasina kohta arvutuse. Ja, ma tean, et sina ka lahendasid seda ülesannet testina läbi. Lahendasin või? Jaa, sa vist ise ei mäleta järelikult. Ei, mul on täitsa 0, jah. Olgu, siis ma ei lähe sinna, ma just tahtsin küsida, et kumba pidi sina teeksid ja kuidas sa läheneksid siin. Minu meelest ma lahendasin testina seda, mis oli laborindis. Seda ka ilmselt. Aga võib-olla siis seda ei lahendanud. No mis seal ikka? Ma vahepeal ütlen, et vaata, neil on see elektrihinna graafik siin, kus on, meil on praegu sattus algplaaniks, kus on tagurpidi. Ma olin nii laisk, et ma ütlesin välja ka nii, et me vaatame seda. Ja siin on näha, et öösel on ju madalamad hinnad ja siis päeval on jälle kõrgemad ja õhtul on veel eriti kõrge. Ja kui ma olen siin rääkinud teinekord, et ma teesklen, et ma olen keegi teine, siis seekord ma ei teeselnud, et ma olen Nord Pool. Ega keegi teine meist ei teeselnud, vaid me võtsimegi lihtsalt Nord Pool, mis on siis Balti riikide avatud elektribörs. Võib-olla ma eksin definitsiooniga, siis keegi parandab mind. Aga me võtsime lihtsalt 10 nädalat 4 päevasid ja lõime keskmised kokku ja see on siis see hind, mis on neil laua peal. Ja see on päris elektrihinnast tuletatud graafik. Väga lahe. Selle graafiku puhul mulle kohe tuleb meelde siuke asi nagu see luige kurv või Swan curve, jah. Et kuidas meil pimedaks läheb, siis tarbimine kasvab järsult ja siis on vaja järsult tootmisvõimsust juurde tekitada. Et see siis on nagu luige saba, siis tuleb siit keha ja tiivad ja siia peaks tulema siis pea. Aga siin on käsi peal. Pea peal on käsi. Amprid välja. Siin on ka ilmselt see asi, et need on Eesti hinnad ja need on ilmselt siis mingist niikuinii pimedast perioodist, et meil on niikuinii kogu aeg pime. Võrrelda seda kodumasinate võimsusega. Kohe tekib idee, et tuleb leida maksimumvõimsus, mida kilp suudab kannatada ning selle kaudu siis jagada ära kõik majapidamisseadmed. Nui, see on hea valem. See õpetati mulle küll gümnaasiumis selvieks. Kusjuures nuiaga tuli vajutada. Nuiaga ja siis on see oomiseadust jäetakse ka vahel meelde mingisuguse asjaga, aga sellest me räägime järgmises ülesandes. Mul on isiklik. Kõige odavamad hinnad on varahommikul ja päeval, nii et me hakkame sobitama suure võimsusega. Aga kas see oli ka kuidagi keeruline, et kui palju seadmed pidid nagu järjest käima või nad seda teadsid? Et mis on ülesanded, mis tuleb ära teha? Ja see on täiesti ette öeldud. Ma otsin selle kohe sulle siia välja ka. Ja sellega ei saa põhimõtteliselt mitte midagi muud kokku panna. Elektriauto siia ja elektriauto lõppu, kui enam külmkapp ei tööta. Ja siis me saame... Nagu terve see asi on elektriauto. Põhimõtteliselt me üritame tarbida kõige rohkem energiat siis, kui elekter on võimalikult odav ja vältida kohti, kus elekter on väga kallis. Kui auto on sees, midagi rohkem sisse praegu panna ei saa. Ehk me peame panema siis siia midagi juurde nendesse vahedesse.
kirjutame välja kõik päevatunnid enda jaoks ja siis hakkame märkima, et mis kellast läheb mis sisse ja siis pärast mis kellast läheb mis välja. Nii, siin võtame külmkapp välja. 20 võtame külmkapp välja. Tööülesanne ütleb, et külmkapp võib olla kuni 4 tundi elektrita, seega otsustame, et... Nii, ma võtan nüüd selle hetke ja teen niimoodi, et räägime ära siis, mis see ülesanne on, sest et ma tean, et alati on see, et telekast kohe ei saa aru ja siis võib olla keeruline. Nii, alustame sellest. See on siis see, kuidas veebilehed näevad välja arvutite jaoks. Nii. Kes ei oska silmadega näha värve ja värki, neil on siuke tekst. Elektrihind, see on nüüd see nii-öelda see luige kurv, eks ole? Siia tuleb kael. See on see, mis neil oli laua peal, Nord Pooli 10 päeva. Ja nüüd on see oluline osa. See oli neil nagu ette antud siis paberil? See on ette antud. Tegemist vajavad toimetused. Küpseta tööpäeva jooksul 2 tundi järjest kooki. Keeda tööpäeva jooksul 20 minutit vett. Päeva jooksul pesed 2 tsüklit pesu, 1 tsükkel kestab 2 tundi järjest. Hommikul 6, õhtul 21-ni on võimalik toimetada ilma tuld põlema panemata. See on siis erisus sellepärast, et me saaksime ka natukene jäljendada seda päris elu osa, kus ma ei saa öelda, et ma magan, aga also ma panen ahju 8 tunniks sisse, et kook küpseks. Et me tahtsime tuua siia mingi sellise päris elulise osa juurde, mis sunniks sind võib-olla natukene rohkem valima või tooma seda päriselu paralleel sisse, et kui sa päriselt ka tahad öösel kooki küpsetada, eks ju, sa ei saa magada samal ajal, et siis sul peab vähemalt tuli põlema või midagi. Et me tõime siia selle juurde lihtsalt. Ööpäeva jooksul vaatad kokku 3 tundi telekat, ööpäeva jooksul kasutad tund aega triikrauda, auto laadimiseks pead arvestama 10 tundi. Päeva jooksul koristad tund aega tolmuimejaga. Külmkapp suudab elektrivõrgust välja võetuna asju hoida jahedana 4 tundi, kui ust ei avata. Pärast elektrivõrgu tagasi panemist jaheneb see õigele temperatuurile 12 tunni keskmisest kõrgemal võimsusel. Mul on nüüd mitu küsimust. Küsi. Kas kelle tarbimisharjumuste järgi need ajad on võetud? Ehk siis, ma ütlen, et väga tegus päev on. On. Et nagu koogi küpsetad, siis paned 2 tsüklit pesu, tund aega koristad tolmuimejaga. Ma isegi... See on laupäev. Ei, aga ma mõtlen nagu, et tund aega tolmuimejaga. Jah. Kas sa oled kunagi teinud tund aega tolmuimejaga? Jaa, ikka, muidugi. Kui suur see ruum oli, mille sul tund aega tolmuimejaga tõmbasid? See oli 4-toaline korter. Ja sa arvad, et sul oli tund aega käis tolmuimeja järjest? Jaa. Issand jumal. See oli siis iga tuba oli mingi 100 ruutu, ja? Ma siis ütlen, ma toon sulle teistpidi selle võrdluse. Ei, vahet ei ole. Kujuta ette, kui äge ülesanne oleks olnud, kui sa oleks pidanud ühe korra panema mikrolin ahju sisse ja see oleks kogu päev olnud. Maru igav on vaadata siis. Ja, ma olen nõus. Nagu, me oleks võinud lihtsalt tolmuimejaga teha poole võimsamaks ja panna 5 tundi sinna, et selles suhtes, või tähendab, poole võimsamaks ja panna pool tundi sinna tunni aja asemel. Või 2 korda võimsamaks oleks siis korrektne öelda. Jah, okei, sobib. Ühesõnaga, ma lihtsalt teeks küsimus. Ma lootsin, et siin on vastus, et me võtsime ka testgruppi 112 inimest ja nad panid oma keskmised tarbimised ja siis me leidsime siit keskmised. Me nii põhjalikud ei olnud sellega. Küll aga, ma toon siin välja mõned olulised objektid. Kui sa küpsetad kooki, siis sa ei saa teha niimoodi, ma küpsetan 20 minutit, siis elekter läheb kalliks, ma teen pausi ja siis ma pärast teen tund 40 edasi. Et see on tegevus, mis peab toimuma järjest. Samas, kui me vaatame näiteks, et sa vaatad 3 tundi telekat tööpäeva jooksul, siis see on tegevus, mis ei pea toimuma järjest. Aga kas see peab toimuma ärkveloleku ajal? Ei, aga kui see toimub mitte ärkveloleku ajal, siis sa pead panema tule põlema, kui sa lähed telekaga opereerima. Selge. Ehk siis siin on, ühesõnaga on 2 sorti tegevusi. Neid, mis sa pead tegema ära järjest ühe tükina ja neid, mida sa saad tükeldada. See on miski, mida tuleb arvestada. Ja siis on ka siin oluline osa on see külmkapp, mis suudab asju hoida jahedana 4 tundi, ehk siis sa võid maksimaalselt hoida 4 tundi väljas. Ja kui sa hoiad üle selle, siis me loeme, et sul jäi see ülesanne tegemata. Ja kui sa paned ta nüüd tagasi sisse, siis järgmised 12 tundi ta töötab keskmisest kõrgemal võimsusel. See tähendab seda, et ükskõik mis olukord on ja kui sa lööd korgid välja,
korraks, siis lihtsustatult nendes reeglites su külmkapp võtab nüüd lihtsalt kohe järgmised 12 tundi rohkem energiat. Ei ju. 4 tundi suudab ju jahedana hoida. Jah, aga kui sa oled võtnud vahepeal välja ja paned uuesti sisse, siis ta töötab keskmisest kõrgemal võimsusel. Eks kui sul löövad korgid välja, siis oleks kasulikum ilmselt hoida seda 4 tundi järjest väljas ära. Okei. Ja. Sest et me oleks saanud siin teha mingi keerulisema valemi, kuidas me seda arvestame. Aga selle jaoks, et see ülesanne oleks lihtsustatum, siis see on okei, jah. Kui see on väljas, siis järgmised 12 tundi keskmisest kõrgemal võimsusel. Mul tekkis siin veel üks täiendav küsimus, et kui ma kooki teen, kas ma pean külmkapi ukse lahti tegema või mitte? Ei. Külmkapi ust ei pea kordagi tegelikult lahti tegema. Ma küpsetan, on ju. Sa ainult küpsetad. Ja siis on see teine tabel, kus meil on erinevad seadmed, nende maksimaalne võimsus ja keskmine võimsus, mis on täpselt samasugused välja arvatud mõnel üksikul seadmel. Eriti ta loeb siin külmkapil ja meil on siin ka kirjas ta televiisoril, aga siin sa saad, ma ei hakka siin detaili minema, seda saab arvestada, aga ma ei laienda seda praegu. Aga ma lihtsalt, mul aga nagu lihtsalt nagu päriselus teleka maksimaalne ja keskmine erinevad selle järgi siis, et kui valge ja ere meil ekraan on. Et mida valgem ja mida eredam, siis ta läheb oma selle maksimumini ja kui ta näitab vähem väga eredaid valgeid piksleid, siis ta ei ole maksimumil. Ma ei ole selles osas teleka ekspert, aga ma tahan sulle öelda, et jaa, mida rohkem piksleid põleb, seda rohkem ta võtab, kuigi ma arvan, et see on võib-olla isegi väike osa, et seal võib juhtuda, et kui sul on telekal mingi kõva helisüsteem sisse ehitatud, siis seal mingid olukorrad võivad seda et see on see, mis võimsust tõsta, aga ma ei julge sulle kinnitada. Ma olen sellega nõus, sest et vaata need telekatel ju, kui ta ei ole see OLED või kuidas need paneelid ju kõik pikslid töötavad, olenemata sellest, kas nad on, mis värvi nad on. Nii, et saame kohe varsti läbi sellega. Elektriauto aku, kas see on antud lihtsalt selleks, et mitte üle laadida või? See on antud nüüd selleks, et ta peaks natukene arvutama, et mis on üldse see keskmine võimsus, mida ta tarbib. 10 tundi on vaja laadida. Ja täpselt, 10 tundi on vaja laadida ja sul on öeldud... 10 tunniga läheb aku täis. Selge. Ehk siis me lubame siin võtta seda keskmist võimsust, mida ta tahab võtta, et päriselt ta kindlasti laeb erinevatel laadimisetappidel natukene erinevalt, eri suuruse voolutugevusega, eri võimsusega. Aga me lubame siin siis arvestada seda keskmist. Ja nüüd on siis need numbrid. Kas see on õige number? See tundub väga väike number. 34 kilovatt-tundi. Ei, see 8 vatti läbi päeva baasti arvamiseks. Ja, nüüd on siis 3 numbrit, millega tuleb arvestada. Esimene, amprid. 16 amprit, see on peakaitse. See on siis see, et kui sa tarbid rohkem kui 16 amprit korraga, siis see kaitse, mida me nägime, see hüppab välja ja sul on kõik asjad välja lülitatud. Räägi sellest ka, miks seda kasutatakse. Miks kasutatakse ampreid seal? Miks üldse kaitsmeid kasutatakse? Miks kaitsmeid kasutatakse? Väga hea küsimus. Teinekord juhtub niimoodi, et läheb mõni elektriseade katki. Näiteks veekeedukann läheb lühisesse. Oled väga palju vett keetnud ja lihtsalt sealt see materjal on nii korrodeerunud, et seal see keeduspiraal läheb lühisesse. Ja kui on lühis, siis see tähendab seda, et asjad lähevad hästi kuumaks. Veekeedukann on selles halb näide, et see peab niikuinii kuumaks minema. Asjad lähevad hästi kuumaks, siis kui me midagi lühistame, siis meie voolutugevus läheb ka hästi suureks. Ja sealt hakkab väga palju, nagu lühis tähendab seda, et voolul on sisuliselt väga lühike tee minna ja siis saab sealt väga palju seda elektrit läbi voolata ja siis see tähendab seda, et lähevad hästi kuumaks. Ja siis võivad need asjad minna ka põlema, tulla tulekahju, olla plahvatused, kõik asjad võivad minna katki. Ja selleks, et vältida sellist ohtlikku olukorda teket, on meil siis kasutusel erinevad sorti kaitsmed. Ja need kaitsmed kaitsevad meid siis sedapidi, et kui see voolutugevus peaks minema kõrgemaks, kui kaitsme poolt määratud maksimaalne voolutugevus, ehk kui ta läheb üle 16 ampri, siis see kaitse rakendub, ehk siis ta lülitab justkui välja elektri kogu sellest vooluringist, mis siis seal all on. See tähendab kõik koduseadmed, mis sul selle kaitsmega ühendatud on, need justkui lülitatakse automaatselt välja, kui nende kogu tarbimine läheb suuremaks kui 16 amprit, sest et potentsiaalselt võib kuskil olla tulekahju oht juba tekkinud. Ja selleks, et seda ei tekiks, siis me lööme automaatselt selle kaitsme välja. Kas tahad täiendada veel? Ei, väga hea. Väga hea. Siis on meil rida volte, mis on siis 230 volti, on see
mis on see baaspinge, millega peaksid võistlejad arvestama, see nominaalpinge, mille peal iga elektriseade töötab, ehk kui sa arvutad võimsust selle sama nuia valemiga, kus sul on vaja nii pinget kui voolutugevust, siis see pinge väärtus selles arvutuses peaks olema siis 230 volti. Ja siis on siin all baastarbimine läbi päeva, mis on väga huvitav lahter. Kas sa tead, mida see tähendab? Ei, ma ilmselt ei tea, sest et kui ma teaks, siis see number näeks mu jaoks õige välja. Mida see tähendab, on siis see, et isegi kui sa lülitad nüüd, vajutad puldist teleka kinni, ei triigi parasjagu pesu. Stand-by. Jah, stand-by, ehk siis kui sul on kõik asjad välja lülitatud, siis seal teleka all põleb ikka väike see tulukene, punane tuluke, et teleks on välja lülitatud. Või kui sul jätad telefoni laadija seina kuskile, siis mul küll telefoni taga ei ole, aga seal sellest rahvamähisest kindlasti midagi kuskile natukene lekib. Et meil on teatav selline elektrivoolu tarbimine, mingid kaod eksisteerivad ka siis, kui me justkui enda arust kõik seadme lülitame välja, aga nad on ikka vooluvõrku ühendatud. Et hästi vähe me pidevalt kogu aeg natukene tarbime ja näiteks see teleka tuli on väga hea näide, eks ole, sellest, et tegelikult me ei kasuta telekat, aga me ei ole ka teda täiesti vooluvõrgust välja tõmmanud, me ei ole ka kaitset välja lülitanud, et kui sa lülitaksid kaitsme täielikult välja, siis justkui sinu baastarbimine võiks langeda nulli, mis puudutab siis seda kaitsme all olevat vooluringi. Aga kuna me seda igapäevaselt ei tee, siis me oleme ka siin selle arvesse võtnud, et sul on teatav baastarbimine läbi päeva. Kui ma ausalt juba ette ütlen, siis ülesande seisukohast see baastarbimine ei mängi rolli, see on nii väike suurus, et tegelikult kui sa jätad selle arvestamata, siis sul lahenduskäik tuleneb ilmselt täpselt samasugune. Mul on ka siuke tunne, et ka laelambiga on sama asi. Jaa, see lamp on ka väga-väga vähe tähtis. Ja see ongi pigem, ütleme niimoodi, et kui me nägime, et siin võib tekkida viigi olukord, siis see lamp oli meil selleks kasutuses, et me saaksime seda kasutada viigimurdjana. Viimased 4 tundi jätame teda ilma. Kas triikraud ja tolm? Vaatame, mis triikraud võtab kõige rohkem. Ja mis see aja, minut oli see ajaresolutsioon või? 1 minut on 1 tund, ehk siis võistlus aga ühe tunni sees on, aga kas ühe tunni sees on võimalik lülitada ümber või? Jaa, ehk siis 1 sekund on 1 minut päriselus ja 1 minut seal on 1 tund päriselus. On teil veel 10 sekundit, et tulla ja lülitada vajalikud seadmed sisse. Vaata nüüd tähelepanelikult. Paneme tööle auto, televiisori ja külmkapi. Elektriauto, auto, siis külmkapp ja telekas. Paneme 0-5 ja siis 13-17 elektriautot laadima. Ma jaoks on veits naljakas, et sisse lülitamine on selle hädavulüliti välja lülitamine. Läks! Me oleme oma võistluse üles seadnud niimoodi, et 24 tunnile vastab 24 minutit. Ehk iga sekund seal kella peal on päriselus justkui 1. Oi, kui kõrgel see kella. Siis 2. Kas nad pidid? Nüüd pandi lamp põlema. Juures on ka võistkonna värvi tuli, mis näitab seda, kas seade on parasjagu töös või mitte. Auto me tõmbame kohe varsti välja. Kui lülitavad, siis nad panevad oma lambi põlema ilusti. Ja paneme siis selle hiljem päeva jooksul sisse. Ei, nagu mine, nüüd kohe, mine. Oota, tuli ka? Tuli ka. Kui kasutada seadet õhtul kella 9 hommiku kella 6, siis tuleb seadme sisse välja lülitamiseks tuli põlema panna. Ja kõigil võistlejatel on nüüd seis, kus elektriauto enam ei lae. Aga selleks, et elektriauto akku ikkagi täis laadida, tuleb elektriauto ka õhtul sisse lülitada. Saad selle nagu... nii põnev. Ma tahaks näha siin üks graafika joosta kõrval laivis, kõigi tarbimine. Me salvestasime selle graafika tegelikult ülesse ka sealt ja me oleksime selle peaaegu siia pannud, aga see oli natukene liiga keeruline jälgida. Kas me saame seda siin vaadata või? Mul endal ei ole seda faili. Ops, ma panen tagasi, vaat mis juhtub. Nüüd on sinised tulnud siia, mida te lülitate? Autot ja... ahju. Meil läks. Oota, mida? Miks meil korgid välja läheb? Me arvutasime üle, meil peaks kaitse nagu taluma seda kõike. Mis juhtus? Aga need ei oleks pidanud. Kaitse on väljas. Juhe jookseb kokku, kas ma olen tõesti teinud arvutusi? Okei, nii. Mis meil sees on praegu? Külmkapp. Aga nüüd lükkasid kaitsme sisse lihtsalt midagi juhtunud. Miks meil tolmuimeja sees on? Ma ei tea, miks meil tolmuimeja sees on.
Kas sa panid tolmuimeja? Kas keegi teine lülitas seda tolmuimeja sisse? Meie kavas ei olnud kusagil sellel ajal tolmuimejad sees. Tõenäoliselt Smaragda kogemata vajutas tolmuimeja sisse enne, mitte auto. Aga siis me kaotasime kõige selle eest nagu raha. Oota nii, auto... Mis nagu praegu ei saa midagi teha, on ju? Kuidas tolmuimeja sisse läks? Smaragda vajutas elektriauto asemel selle tolmuimeja sisse. Said sa auto? Nägid? Jah. Põhimõtteliselt ta oli viimane asi, tal oli vaja minna. Elektriauto töötas meil tolmuimeja, siis me võtsime elektriauto välja ja terve see aeg, kui me elektriauto just ka välja suli, tegelikult töötas ikka veel tolmuimeja. Mida me teeme? Ma olen nii just. Need peavad kõik uuesti arutama. Jah. Ja nüüd on lihtsalt, sul saab lihtsalt päevas aeg otsa, sa ei mahugi ära enam seda autot kuskile võib-olla. Ma saan aru, et auto laadimine on nii kulukas, et sa ei saagi korgid ja lubagi midagi muud teha väga või? Jah, sul saab põhimõtteliselt olla külmkapp taustal. No nii, me rääkisime, pane meile tagasi, pingeline hetk. Kasutada. Siis ma panen triikrau sisse ja sa võtad ahju välja. Vaata. Oota, kuule, meil on kasi väljas. Jah, kaitserakendus, olite liiga kiired oma vajutamisega. Kaitse läheb välja, kuna me lülitasime samal ajal välja ja sisse kaks väga suure tarbamisega. Karistus on selle kaitsete? Kui külmkapp kogemata välja lülitub, külmkapp lülitab välja. Pärast sisse lülitamist oluliselt rohkem elektrienergiat ja seda kõike selleks, et külmkapi sisemus uuesti maha jahu. Ja seal on tegelikult karistav pool on veel see, et sul läheb kogu tarbimisplaan sassi, vaata. Kui sul mingid asjad jäävad, et kui sul on vaja tund aega teha mingit asja, siis sa nüüd, kui sa 5 sekundit jääd hiljaks, sa pead pärast veel 5 sekki rohkem panema. Nii, ei, ruttu lihtsalt nupud õigesti ja lükkab kaitsme sisse ja mäng läheb edasi. Ma usun, et me ei ole sellest eriti palju kaotanud. Ma tahaks öelda, et siin rohelistel tuli see eriti hästi välja, vaata, ma panen tagasi. 2 sekundit hiljem, okei. Nad hoiavad mõlemad näppu peal. Ma ei saa aru ja ma juba vajutan. Ja ta vajutas enne, kui teine välja keeras, mis tähendab, et sa korraks löödki selle suure tarbimise taha ja sul lihtsalt ei ole muud varianti, et sul peabki tulema rohkem voolu läbi kaitsme sellel hetkel. Kui kaua te ehitasid seda kõike kokku? Liiga kiire lülitamine. Kõigepealt siin on nii palju neid juhtmeid asju vedada nagu. Külmkapp meil. Kas me tahame tolmuga panna kohe või? Ja mille järgi te otsustasite, et teil on kõik need nagu tarbijad on koos ja igal on 3 värvi, mitte et igal tiimil ei ole nagu 7 lülitit, mis on eraldi nagu nende juures? No see pool, et kuidas lülitid paiknevad, oota, see on oluline. Tulemusele juurde selle tegemata jäänud ülesandeks kulunud elektrienergia, aga seda kõige kallima elektri hinnaga. Okei, sain vastuse. Jah, kui sul jäi midagi tegemata, siis me anname selle karistuse sulle pärast samamoodi, eks ju. Kui sul jääb auto laadimata, siis me paneme selle, mis sul on auto laadimata, kõige kallima päevas elektri hinnaga sulle lõpptulemusele otsa. Sa küsisid, õnneks börsipaketid niimoodi ei tee. Börsipaketilt saad uuel päeval jälle. Sa küsisid, et kaua me ehitasime ja palju me ehitasime ja kuidas see tuli. Mul on niisugune kiire elektroonika sisendi dokument, kus oli lihtsalt hästi mustalt joonistatud ära enam-vähem, et mis see siis tähendas. Nüüd esialgne paigutus oli niimoodi, pärast meil läksid see pult nii-öelda nihkus natukene teise kohta ja juhtme läksid jooksma teiselt poolt. Aga me tegime siin juhtmeid. On siis tehtud niimoodi, et meil on siin 59 meetrit seda, ma ei teagi mitmesooneline, siis on 4-soonelist kaablit ainult nuppude jaoks, pluss, oi kui palju, oota. No meil oli, ma arvan, suurusjärk, kui ma tahaks minna suureks sellega, siis ma ütleks, et palju meil on 1-soonelist kaablit, mis läheb, sest et meil osad asjad me vedasime täiesti 8-soonelisega. Et nagu ma arvan, et meil on seal nagu suurusjärk kilomeeter või midagi. 8-soonelisega niimoodi, et igas soones oli midagi sees ka või? Jah. Aga praktikas ma arvan, et me panime mingi paarsada meetrit kaablit sinna maha. Ja see on tegelikult, see on nüüd see koht, kus sa oled küll, et aga miks? Et kui sa vaatad, eks meil oli siin 64 pinniga Arduino, kus siin esialgu me veel kõiki asju ei pannud, siin on mingisugused kaitsmed ja asjad veel puudu, mille kontroll käis ka läbi kõik selle. Ja kui sul on see väike Arduino ja sul on nii palju neid viike seal kasutuses, siis tegelikult see läheb päris ruttu, see läheb praktikas päris keeruliseks, et selle dokumendi, see on veel siuke esmane dokument, mis eelnes sellele, mille siis Gregor tegi ilusti värvilise Exceli tabeli, mille põhjal siis Knut lõpuks koodi paika pani. Et siin on neid samme tegelikult
jube palju. Natuke rohkem, kui ma oleks tahtnud, et oleks. Ma panen siia teile nüüd pildi. Ma küll kohe ei leia, aga ma panen niimoodi, et teie näete ilusa pildi. Võib-olla ei pane, äkki ma ei leia. Sellest, kuidas Knut magab selle juhtme puntra sees. Sest et see ettevalmistus võttis natukene rohkem aega kindlasti, kui esialgsetes plaanides oli. Aga selle eest kõik koha peal töötas. Okei, siis kell 8 õhtul on päeva kõige kallim elektri hind ja siis on mõistlik kõik seadmed välja lülitada. Kõik läksid külmkappi lükkama. Vaata, kui kell saab 8 õhtul, siis kõik lülitavad külmkappi välja, sest võistlus lõpeb 24:00 justkui. Viimased 4 tundi kõik tõmbavad lihtsalt välja. Hakkab Oliver, et meie pesumassina tuli põleb endiselt kella 2 saadik. Meil pesumasin töötab. Mine vaata üle. Pesime pesu umbes 8 tundi. Oba, siis see eriti puhtaks pesu ju. Auto sisse. Pesime ära enda tiimipesu, roheliste tiimipesu ja siniste tiimipesu. Ma arvan, see on mu elu kõige kallim riidepesu üldse. Ehk siis loodan, et riided on nüüd puhtad ja lõhnavad hästi. 3, 2, 1, aeg! Mõtled, oleks pidanud lubama selle ka, et nad võivad nagu jagada oma vahel töid. See oleks olnud nagu tase juures, et sa saad nagu läbi rääkida. 3 võistleja peale peab olema pesumasin töötanud nii palju. Kõige suurem elektriarve, mida me täna siin nägime, oli 20 eurot ja 69 senti. Kõige parem tulemus ehk kõige väiksem elektriarve oli sellest 10 eurot väiksem ehk 10 eurot ja 61 senti. See on sellepärast, et keegi pidi seda autot laadima seal selle kalli hinnaga. Jah, see nüüd päriselus, eks ole. Mul on tegelikult Exceli kujul need olemas. Nii, mis me siin näeme siis nüüd? Tarbitud energia. Sinine lihtsalt tarbiski vähem. Ja siis lõpus on see, mis on... Sinisel oli lihtsalt, nad said sellega lihtsalt, et tavai. Siin on nüüd näha, siin on see tasaarvutus, eks ju, mis lükkas selle 2 korda kõrgemaks. Et tegelikult... Me ei ole muidu ära vaadanud, et kes kui palju sai veel saatest. Lihtsalt ütlen. Lihtsalt ütled, mis seal siis ikka? No näed, vaatame siis teisi graafikuid. Olgu, vaatame saate ära ja siis vaatame neid uuesti. See elektriarve kuulub teile. Rohelised. Let's go! Ülilahe, me jälle võitsime, see on nii hea tunne lihtsalt. Saab rõõmus asjad. Nagu nägite, tarbimise täpne ajastamine toob võitu nii rahaliselt kui ka meie saate ülesande lahendamisel. Väga hea. Olemas. Nii halb. Olen väga pettunud, sest et nüüd rohelised saavad väga palju rohkem meist ette. Meid ei vedanud alt loogika, vaid üks väike tehniline apsakas. Seega ma usun, et me oleme võimelised järgmist ülesandet võitma. Läheme teise ülesande juurde. Nii. Väga hea. Nüüd võime graafikuid vaadata. Üllatus, rohelised kulutasid kõige vähem raha. Aga suurusjärgus me oleme siin... Aga ma vaatan, et punastel on ka ikkagi jäänud mingisugune osa nagu tegemata asju. Jaa. Ma saan selle siin ka tegelikult välja otsida. Ma lihtsalt ei ole seda siia graafiku jaoks otsinud välja. Või see on okei. Me näeme ju ära seda, et see ei jõua 14-ni see punane ots. See punane saba. Jaa, tal on ka siin on näha, et tal on all midagi jäänud natuke tegemata, et roheline on ainuke tiim, kes siis sai enda kõik ülesanded täidetud ja kellel ei tulnud siis seda suurt trahvi siit kaela. Siis me näeme siin tarbitud energia kokku, mis on näha, et vaata, sinised tarbisid vähem. Tead miks? Sest nad ei teinud kõiki ülesandeid ära. Ehk siis okei, ma ütlen selle kohta hiljem. Oota, aga ma panen korra tagasi. Ma tahan näha, vaata, siin on tarbitud energia kokku. Punased on kauem oma autot sees hoidnud. Vaata. Natukene kauem on see alguses ja natukene pikem. See suure tõenäosusega võib olla küll sellest ja nüüd mine raha juurde. No see tõus on sama, nii et... Meil siin on samamoodi see. Et seal nad ikkagi siis kulutasid ka rohkem raha, nad sellega, et nad võtsid sees. Ja kui juures oluline on see... Aga samas roheline on järgi jõudnud, nüüd on põnev, et nad lõpus on siis pidanud ikkagi see pesumasin siis ikkagi tegema. Ma arvan, et see pesumasin võib siin kindlasti tuua mingi vahe sisse, aga neil jäi ka midagi veel tegemata eraldi. No jah, see ka on. Sest et ma juhin tähelepanu, et siin tarbitud energia kokku vaata. See tegelikult ei näitagi seda, kes võidab,
sest et isegi kui ütleme, sinine tarbis kõige vähem energiat, aga tegi seda kallitel tundidel rohkem, siis rahaliselt võivad need graafikud olla ikkagi teistpidi. Ja ma näitan selle... Seda see tõus on siin see, mis on kui ruttu, kui palju siis tundidega. Ma näitan selle kolmanda ka, sest see on vaata väga ilus graafik hetkeline tarbimine. See näitab konkreetselt, et kui sa vajutad sisse, siis mis juhtub? Ja kus maal see kaitse rakendub siis, kui need kukuvad järsult nulli ja ei tule tagasi. Näiteks vaata, siin on näha rohelistel on kaitse rakendumine. Ei, mu küsimus, ma sellest saan aru, mu küsimus on vatis. Vatis on siis 16 amprit vattidesse. Teed peast? Ei tee. Mul on Excel, see teeb 200. See võrdub nuia valem, eks ole. Nui, see tähendab, et pinge, korda, voolu tugevus on võimsus 3680. Okay. Et siis siin jookseb see piir. Nii et see põhimõtteliselt oligi siis auto pluss lamp või mis need on, mis neil seal juurde käivad? Auto pluss, külmkapp on neil ka sees, aga lamp, ma arvan, siin ei kajastugi. Et neil oli seal mingid väiksed asjad, mis käisid vist kuskil taustal. Võib-olla keegi vaatas telekat siin öösel juba alguses ära. Ma ei julge öelda, kas see mahtus sinna või mitte. Ja võis mahtuda. Ühesõnaga, et siin on näha auto nivoo on põhimõtteliselt siis see. Ja auto miinus külmkapp on see, sest siin enam külmkapid sees ei ole. Natukene on silma järgi näha erinevust. Aga selline ilus plõksutamine. Väga kena. Ma arvan, et see on see osa, kus on näha, et punastel on olnud pesumasin sees. Võib-olla. Et võrreldes siin rohelistega nad said siin alla tulla. Tegelikult ma ei tea, ma ei hakka siin neid hüpoteesi tegema. Kindlasti on näha siin see, et sinised lihtsalt alguses panid oma selle tolmuimeja, mitte auto. Tuleb kohe väga ilusti välja. Aga lähme saate juurde tagasi. Lähme saate juurde tagasi, jah. Väga lahe üles. Väga hea tööd. Ütle, kas seal oleks saanud peale ka pöörata? Ehitage võimalikult eredalt, elektritoitelt töötav hõõglamp. Neil oleks võinud olla seal ka võimalus elektrit toota ise ja siis müüa võrku, kui nad tahavad. Et valida, kas kasutada seda elektrit või müüa võrku seda elektrit. Kusjuures meil oli esimeses ülesandes. Sa mõtledki esimeses või siin? Seisma see, muidu meil jääb ülesande kirjeldus kuulata. Kas sa mõtled siin ülesandes või esimeses ülesandes? Esimeses selles, mis ja, oli? Meil oli kusjuures see plaan, aga me tundsime, et me läheme keerukuse astmega, läheme, et isegi kui me usume, et võib-olla võistleja saab sellega hakkama, sest ma arvan, et meil on lihtsalt läbi telepildi on seda väga raske vahendada. Et praegugi, vaata, me räägime hästi palju siin oma versioonis juurde, kus me laiendame seda, aga et sa mahuksid ajaliselt sinna telepilti, et ära seletada seda ja kuidas see loogika töötab, et mismoodi see päriselus üldse töötab, kõik see välja tuua, et selle jaoks oleks jäänud aega natukene väheks. Seejärel mõõdame teie valgusallikate eredust. Pole midagi sellist varem teinud, aga see ei tohiks liiga raske olla. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Jaa! Juhtmed. Ma olen patareisid seal. Okei, siin on... Nad pidid tegema võimalikult ereda lambi, jah? Ma olen teinud seda ju. Jaa, 1 aasta teadlaste ööl. Oota? Siis ma tahan ka näinud seda. 1 aasta teadlaste ööl oli füüsikumis oli teadlaste öö ja siis seal olid ka ülesanne, et tuli ehitada lampi ja kui enamik siis võistkondi tegid selle lambi niimoodi, et nad võtsid selle söe, jah, selle pliiatsi süsi, ühendasid klemmid külge ja siis panid ta hapniku vaesesse keskkonda, hakkasid elektrit läbi laskma ja siis tuli valgust. Siis oli üks võistkond Kodanikud tänavalt, kus oli pealeiutaja, füüsika magister, kes õpetas füüsikat Tartu Tamme gümnaasiumis ja siis füüsikaõpikute kirjutaja ja nüüdseks siis juba piloot, tavaliselt inimesed tänavalt on ju. Kõik keskmine inimene tänavalt. Ja siis see leiutaja oli, et aga miks me kasutame ainult asju, mis meile antud on nagu ehitamiseks, kasutame ka tööriistu. Ja siis nad võtsid akutrellide akud, mis oli neil antud nagu tööriistana ja kasutasid neid akutrellide akusid selleks, et selle selle söe vahele siis ajada nii suur pinge, et sinna vahele tekkis kaarlahendus.
ja see lamp oli lihtsalt nagu need teised lambid olid, need ei paistnud välja. Üks lamp oli päike ja teised olid, ma ei tea, mis siis helendavad mingid, ma ei tea, jah. Mul oli mingi mälestus, keegi ütles, et nad käisid ja laenasid patareisid ülejäänud tiimidelt, kelle üle jäid, aga võib-olla nad kasutasid nende trellid akkusid jah, ja siis nad said sealt mingi, nad lükkasid äkki 4 tükki jadamisi. Jah, ja said sealt mingi 48 volti kätte. Kunagi raketist tehtud, kõik nõksud tulevad meelde. Siia sisse. Ma mõtlen, kas neil on ka akutrellid olemas? On meil süsi. Neil ei olnud lubatud kasutada. Okay. Nüüd süsi ise põleb päris kiiresti läbi. Me peame siia tegema kuidas ma ütlen, hapniku vaese keskkonna smaragda väga hea. See on kus juures meil siin toimetajaga oleme tähele pannud, et jube palju on seda veel parem, kui seal üldse ei ole hapnikku. Kaasaegselt. Raid. Ärge pange tähele, ma ei lõika seda välja, see on aus viga. Okay. Ja pane veel tagasi, vaata Maigeri lahendus ära ja siis räägi sellest, mis toimetaja räägib. Ei, see ei ole üldse oluline, ma ütlen ette ära kiirelt, et on päris palju tekib olukordi, kus võistlejatel on mingi selline ingliskeelne väljend tuleb enne kui eestikeelne. Siin on näha, et ta otsis eestikeelset väljendit ja ta tuli natukene niisugune toortõlkene, aga sai ilusti ära öeldud, mis ta tahtis. Hõõgniidi pikema elu ja huvides tuleks hõõgniid ajada hõõguma hapnikuvaeses keskkonnas. Veel parem, kui seal üldse ei ole hapnikku. Näiteks süsihappegaasi täispurgis. Meil on fooliumid ka ja fooliumid. Ja siis siin selles ülesandes on teitsa teine külg on see ka veel ju on, et kuidas selle valguse kõik ühte kohta saadad ju. Ja ümber purgi ülejäänud osa. Selle sensori nagu jaoks jääb nagu mingi... Napilt olin sammu ees aega. Jah, saad öelda, et sul tuli see mõte enne kui võistlejatel. Võtaks ühe grafiidipulga ja lihtsalt ühendaks selle külge pika patareirodu ja siia vahele saame lükata siis ühe selle... Kas te testisite läbi, et kui palju need patareisid olid? Kas sellega oleks ka saanud kaarlahenduse lükata sinna? Ei, me kaarlahendust küll läbi ei testinud. Võistlejad peaks katsetama aga see on naljakas, et kõik joonistavad tahvli peal ära ja neil tuleb see idee. Aga et sa nüüd päris elus saaksid selle kokku panna, see on keeruline. Viljatsi südamiku läbiva voolutugevuse määrab selle takistus ja otstele rakendatud pinge. Pinge tõstmiseks tuleb lisada jadaühendusse rohkem patareisid. Mida suurem voolutugevus hõõgniiti läbib, seda eredamalt südamik hõõgub, aga seda kiiremini põleb seega läbi. Selles ülesandes tuleb leida tasakaal ereduse ja hõõgniidi vastupidavuse vahel. No, ma juba nägin, et neil oli eri läbimõõduga hõõgniite kasutada. Ma tahan rääkida. Ma olen valmis sind kuulama. Voolutugevusest ja oomiseadusest. Sellest, kuidas sobib. Samper tahab läbi rõnida, muudkõige sikutab auku väiksemaks ja siis volt ilu eest lükkab. Aga ma räägin sellest natukene hiljem. Teist korda seda juba tahan. Ma tean, aga miks ma tahan sellest rääkida, on see, et me õpime koolis. Et kui sa paned asju jadaühendusse, siis pinged liituvad ja kui sa paned asju rööpühendusse, siis voolutugevused liituvad. Eks ole? Õpime küll, jah. Aga see arusaam sellest, mis on voolutugevus, ei ole kõigile kohe nii selge, et nad rakendaksid seda teadmist korrektselt. Ehk siis me näeme õige pea, kuidas üks võistkond hakkab panema patareisid rööbiti mõttega, et voolutugevused liituvad. Ja mina selles vanuses oleks teinud täpselt seda sama. Ja vaatame selle kohani ära ja siis ma räägin, miks see ei tööta niimoodi. Või tähendab, miks ta ei tööta selles kontekstis niimoodi. Kõigepealt tuleb läbi mõelda toitallikas. Meil on antud päris palju patareisid, kui ainult ühe patareiga seda asja tööle ei pane. Lõikame mingisuguse pikkuse tala. Ja paneme need patareid siia peale niimoodi, et beebi paneme üle patarei, siis me saame neid kinnituskohti ise kogu aeg kontrollida. On see okei? 8. klassi füüsikast on teada, et kui panna patareid jadaühendusse, siis pinged liituvad. See töötab. Ma ütlen ausalt, et me lõikasime siit välja selle, ma arvan, et lõikasime. Aga kui panna rööbiti, siis voolutugevused liituvad.
Sest et Sest et üks on teise tulema. Seda tahab öelda. Okei, me teeme nüüd füüsikatunni pausi. Ma võtsin siia 2 paberit ja ma olen jumala kindel, et te ei näe sealt, kui ma laua peal joonistan, aga ma joonistan laua peal ja siis me seletame. Aga sul sinna ekraanile joonistada ei saa või? Saab, ma mõtlesin selle peale enne, aga siis ma mõtlesin, et palju parem on vaadata meid siin rääkimas, kui vaadata seda ekraani ja me oleme all rääkimas sellest samast asjast. Olgu, ma olen valmis. Nii, Ohmi seadus. Mis on Ohmi seadus? Ohmi seadus on see Ütle mulle valem. Volt I võrdub U jagatud R-iga. Ehk siis see näitab seda, et meil see voolu tugevus tekib pingest ja takistusest. See vist on see, miks meil see baasvorm on see U jagatud R, mida meil õpetatakse minu arust. Jaa, ühesõnaga, kui sa rääksid enne nuia valem, siis kui mina läksin, ma ei tea, mis klassis ma läksin füüsikaolümpiaadile, ma ei olnud veel õppinud elektrit ega Ohmi seadust, siis mulle öeldi, et aga ma küsin, et kuidas meelde jätta, et inimesed kasutavad mingeid neid ja siis keegi ütles, et see on Curie valem. Cure oli siis üks inimene, keda ma küll ei teadnud, aga mulle öeldi, kes ta on, okei, ma jätan meelde Curie valem. Curie valem ehk siis K on lihtsalt seal, et jääks meelde, aga on I-U-R. Ehk siis I on U jagatud R ja see on Ohmi seadus. Nüüd, osadele inimestele ja osades koolides ja osad õpetajad õpetavad seda sellisel kujul, et pinge on voolutugevuse ja takistuse korrutis, mis ei ole matemaatilisest perspektiivist vale, küll aga ei anna inimesele seda teadmist, mis on mille tulemus. Ehk siis, et nüüd ei jääks valet emotsiooni, siis ma võtan kohe punase ja tõmban selle maha, et meie täna sellest ei räägi. Ja tõmban rohelisega kasti ümber sellele, millest me räägime ja mis on see, kuidas mina vähemalt soosin selle valemi kasutust ja miks. Ehk siis Ohmi seadus on I on U jagatud R ehk voolu tugevus on pinge jagatud takistusega. Miks? Kust tekib voolu tugevus? Sa rakendad mingisuguse pinge, mis iganes tarbija või takisti otstele ja nüüd see voolu tugevus, mis sellest asjast läbi läheb, sõltubki sellest, mis on selle objekti takistus ja kui suure pinge ma sinna rakendan. Ja see on see, kus siis voolu tugevus tuleb vastavalt sellele, kuidas mina need 2 suurust valin. Kui suure pinge mina valin ja kui suure takistusega objekti ma valin. Kui ma tahan voolu tugevust tõsta, siis ma pean kas tõstma pinget, selle arvelt siis saab rohkem voolu läbi selle sama takisti liikuda, või ma pean vähendama takistust, siis saab samamoodi rohkem voolu sellest läbi minna. Aga ma ei saa kuskilt keerata nuppu, et vool ole suurem. Tähendab, kaasaegses elektroonika maailmas põhimõtteliselt saan, kui mul on vooluallikas, aga see vooluallikas töötab ikkagi niimoodi, et ma küll keeran nuppu, et vool läheks suuremaks, aga taustal siis on mingi elektroonikus. Okei, ta tahab nii suurt voolu, selle jaoks me peame tõstma pinget, siis ta hakkab tõstma pinget nii kaua, kuni ta näeb, et vool on õige. Ehk siis see vool sõltub otseselt sellest, kui suure pinge me ette antud takistuse otstele rakendame. Ja need on need suurused, mida me saame valida. Ehk siis ka siin ülesandes sul on see pliiatsi südamik, ma kasutan seda markerit selle jaoks. Ja sellel on mingi kindel takistus, mida sa saad multimeetriga mõõta. Sa saad teada, kui suur on täpselt selle takistus. Ma ütlen täiesti puusalt, et ma ei tea, 10 ohmi. Ja kui ma nüüd tahan, et siit läheks 2 amprit läbi, siis ainuke viis, kuidas ma saan siit 2 amprit läbi lasta, on see, kui Ohmi seadus, I on U jagatud R, ma teen siia selle kohe arvutan läbi, et me oleksime samal lehel. Ma panen lihtsalt siia need tundmatud sisse. Kui ma tahan, et mul oleks 2 amprit ja 10 ohmi on mu takistus, siis ma panin siia praegu tundmatuks X. Ehk siis 2 amprit võrdub X jagatud 10 ohmi. See tähendab, et siin X asemel meil saab olla ainult 20 volti. Kirjutan nüüd siia siis kohale hoopis 20 volti, sodin X-i maha. Väga hea. 20 volti jagatud 10 ohmiga annab meile 2 amprit. Ja see on see, kuidas ma saan selle 2 amprit. Mul ei ole võimalik saada seda 2 amprit niimoodi,
et mul on 10 volti patareisid ja ma panen sinna rööbiti teise 10 volti juurde. Sellest pliiatsi südamikust ei lähe siis läbi seda voolutugevust, mida ma tahan. Ehk siis esimene asi, mida ma pean tegema selle jaoks, et ma saaksin selle voolutugevuse, on Ohmi seaduse põhjal tõstma selle pinge piisavalt kõrgeks, et sellele takistusele vastavalt sellise suurusega voolutugevus läheks läbi selle takisti. Antud juhul siis see takisti on meil see pliiatsi südamik. Mida siis tähendab see, et rööbiti pannes voolutugevused liituvad? Miks niimoodi öeldakse, kui niimoodi ei ole? No niimoodi tegelikult on. Ja eriti on see siis, kui mul ongi näiteks 2 takistit omavahel rööbiti. Siis selles kontekstis siit läheb üks voolutugevus, siit läheb teine voolutugevus ja kokku nüüd, kui nad oleks siit ühendatud rööbiti, siis summaarselt me siit peame andma nende 2 voolutugevuse summa sisse. Ja nende patareidega on natukene samamoodi. See läheb samm liiga sügavale põhikooli füüsika mõistes, aga sellel patareil on teatav maksimaalne võimsus, mida tema suudab välja anda. Kui sa näiteks lähed ja vaatad oma mobiililaadija adapteri peale, siis seal on ka kirjas selle maksimaalne võimsus. Ja see tähendab seda, et ta ei suuda anda rohkem elektrienergiat korraga välja. Näiteks ütleme, et kui sul on laadija, mis läheb su telefoni 5 voldiga, USB laadija, suhteliselt vana juba tänases standardis 5 voldiga ja maksimaalselt 2 ampriga, siis see on 10 vattine laadija. Ja kui ma ühendan nüüd sinna külge midagi, mis on 5 volti, aga tema takistus on näiteks 1 ohm, mis tähendab, et 5 volti jagatud 1 ohmiga annab meile 5 amprit, siis see toiteadapter ei suuda anda lihtsalt välja seda 5 amprit. Ja patareidega täpselt samamoodi. Tal on mingi maksimaalne võimsus, mis patareide puhul ei ole tavaliselt kuskile peale kirjutatud, sest et nad ei ole mõeldud väga suurte voolutugevuste jaoks järjepidevalt kasutamiseks. Ja see võimsus, mis ta välja annab, sõltub väga palju sellest, et kui täis see patarei parasjagu on. Nii et sellepärast seda ei ole kuskile peale kirjutatud. Aga kui sul on nüüd olukord, kus sul on vaja see 2 amprit saada kätte, siis kui mul on 20 volti nendest patareidest, see on siis 20 volti muidugi keeruline, see ei jagu ilusti 1,5 voldiga. Ütleme lihtsalt, et mul on... Võta siis 30. Võtame 30. Mul on 20 patareid järjest ja ma nüüd ühendan need oma takisti külge niimoodi, et sealt tuleks näiteks täpselt 2 amprit läbi. Mul on 15 ohmine takisti. Siis üks hetk need asjad saavad tühjaks, sest et ma tõmban nendest patareidest välja kogu aeg 2 amprit voolutugevust. Kui mul oleks 2 20 patareilist jada omavahel rööbiti ühendatud paralleelselt, siis ma tõmban kummastki patarei plokist korraga 1 ampri. Aga kokku saan ikka 2, ehk need voolutugevused liituvad. Aga see on kõik see tulem. See, kui me rääkisime, et miks Ohmi seadusel on tähtsam seda niimoodi sõnastada, et me saame aru, et voolutugevus on see, mis sõltub nendest 2 suurusest, mida me saame muuta. Ja täpselt samamoodi on ka selles olukorras, kus see, kui palju see voolutugevus sealt välja tuleb, see sõltub muudest asjadest. Ja kui me läheme selle voolutugevusega suuremaks, kui meie patareid suudavad meile parasjagu välja anda, siis me peaksime lisama sinna rööbiti neid juurde, et me saaksime siis summaarselt kokku selle voolutugevuse. Aga kõige tähtsam on siin aru saada, et voolutugevus on alati tagajärg. Voolutugevus on alati see, mis tekib sõltuvalt sellest, kui suur on pinge ja kui suur on takistus. Ja voolutugevus lihtsalt lohiseb kaasa. Voolutugevuse me saame nende 2 põhjal leida, aga me ei saa seda vähemalt sellistes lihtsates elektrisüsteemides kuidagi ise määratleda või juhinduda sellest. Ehk siis see on alati see tagajärg, mis tekib. Ja me peame siis vaatama, et see ei tekiks liiga suur või et see ei jääks liiga väikeseks. Minu füüsikaõpetaja kasutas alati suusamaja analoogiat, kus siis pinge oli see, et kui järsk see suusamägi on. Takistus oli see, et kui kitsas või lai või kui palju puid seal suusamäe peal on. Ja voolutugevus oli siis see, et kui kiiresti ja kui palju suusatajaid sealt mäest alla saavad minna. Kui meil on kitsas mägi, kus on palju puid,
siis ja see on lauge ka veel, siis sealt ei saa väga palju suusatajaid alla minna. Aga me näeme seda, et me ei saa suusatajate arvuga ja nende kiirusega, me ei saa seda mõjutada. Me saame mõjutada seda, milline on meil mägi, eks ole, kui järsk ja kui palju puid või kui lai, aga suusatajate seda, kui kiiresti nad alla saavad, seda me ei saa mõjutada. Ja, see sõltub nendest kahest asjast. Vot, sain nüüd südamelt ära. Vaatame nüüd edasi, kuidas rohelised hakkavad patareisid rööbiti ühendama. Ja pane praegu rohkem neid, paneme neid patareisi nii... Veel siis ei ühenda, varsti jõuame. See on okei, nad võitsid esimese ülesande. Võime tegelikult proovida niimoodi, me paneme kõik... Saavad lubada endale praegu eksperimenteerida. Ja proovime, mis juhtub. Jääb silma, et ei saada hästi aru, mis vahe on jada ja rööp ühendusel, mis mõju ta omab voolule ja pingele. Sobiva pinge saavutamiseks tuleb patareid ühendada jadamisi, siis pinged liituvad. Rööbit ühendades jääb pinge samaks. Jah, õige. Ja seda teadmist tuleb nüüd korrektselt rakendada. Lihtsalt jadamisi pandud patareisid, nende küljes on 2 juhet, mis on ühendatud meie süsiga. Ehk siis see ongi lihtsalt üks suur vooluring. Punaste lahenduskäik on väga õige. Super! Mul on veel üks küsimus. Küsi. Kas, okei, seal need, kas neil oli mingeid materjale, et nad oleks saanud nagu helkuri ka ehitada või? Ei, tegelikult nad vist ei oleks tahtnud helkurit, nad tahavad koondavat peeglit. Jah, nad tahavad koondavat... Nõguspeeglit tahavad. Jah, väga, võid edasi panna. Ma tahan sulle veel näidata ära selle. Siin oli taustal näha selle intervjuu taustal, kuidas siis vahetati endal seda juhet. Meil olid neil antud krokodilli juhtmed, kus olid krokodillid, aga juhtmed ise olid võrdlemisi peenikesed. Ja siis meil oli antud jämedat ühekiulist juhet, mis on see must juhe, mida me siin ka laua peal näeme. Ja no see krokodilli juhe ise on nii peenike, et seal selle sisetakistus on selle ülesande jaoks liiga suur, et sa saaksid efektiivselt ilusat lahendust. Ehk väga raske on krokodilli juhtmega selle sama peenikesega, mis neil on see punane siin näha, on saada seda hõõguma. Nii et kui nad ei saanud neid asju hõõguma, siis me ka kohtunikud natukene suunasid neid, et vaadake, et missugused juhtmed teil veel laua peal on. Et lõpuks kõik jõudsid selleni, et nad võtsid selle jämedama juhtme ja osad siis lihtsalt võtsid krokodillid ära nende peenikeste juhtmete küljest ja kasutasid neid krokodille seal pärast kinnitamiseks, aga siin oli oluline kasutada ka siis jämedat juhet, sest et need voolutugevused on tõesti väga suured võrreldes mingi, ma ei tea, tavalise pisikese lambi põlema panekuga. Sest sul võib olla väga järsk mägi, aga kui see on väga kitsas, siis saab sealt ikka väga vähe inimesi korraga alla minna. Jah. Davai, Timmo. Shout out, Timmo. Okei, ühesõnaga meil on nagu asi töötab, aga me ei saa see ühendus on ülihalb. Tahaks juba katsetama hakata. Mul tahakis veel mingi kas keegi suutis need patareid ikkagi nagu niimoodi normaalselt lühisesse ka lasta, et midagi põlema läks või? Ma näen siin nagu need otsad, et seal on nagu võimalusi, et need lihtsalt saavad kokku ja hakatakse kütma. Minu jaoks oli ka huvitav vaadata, et punased olid fooliumteibiga pannud, vaata patareide välispinnad kokku oma vahel üksteisega, aga neil ei tekkinud seal seda lühist. Neil ei tekkinud. Mis asja, kuidas ma kus ma sellise kuju tegin? Kuule, ei, see on super. Umbes täpselt on päris täpselt. Saame aru, et rööbiti lahendus tegelikult ei toimi. Hakkame patareisid ühendama jadamisi. See tuleb siia panna, et energia otsad peavad siia ja siia tulema. Et me ühendame need 2 oma vahel ära ja need 2 oma vahel ära. Just. Teeme CO2-ga valmis. Jah, pane purki, pulbrit, jooki. Tähendab, mitte see ära joostada. Kuna süsihappegaas on raskem kui õhk, siis süsihappegaas surub selle hapniku purgist välja. Ei suru ju purgist välja ju. Kui gaas on peal, siis ei suru. Ühesõnaga, kuidas siis oleks pidanud tegema, et suruks? Kaane pealt ära võtma. Siin võib ka väikse augu teha lihtsalt, sest et kuna süsihappegaas on raskem kui õhk, siis ta lihtsalt lükkab õhu välja ja ta täidab selle purgi ära. Ja, ehk siis see mõte on selles, et sul eraldub seal süsihappegaasi, aga sa pead, kuna süsihappegaas on raskem kui õhk, siis ta tegelikult ise ei põgene sealt välja, et sa ei pea panema korki peale, kui sa just ei puhu sinna sisse. Ehk siis ta niisama, ta on raskem, ta täidab selle alt ära ja lükkab õhu pealt välja. Aga kui sa paned korgi peale, siis see õhk ei saa sealt välja, siis sul hakkab sinna lihtsalt tekkima suur rõhk. Kui halvasti läheb, siis purk plahvatab.
ma ütlen ette, siin ei plahvata. Ma ei kujuta ka ette, ma arvan ikka, et kork lendab pealt ära. Ei, ma arvan, et see klaaspurgil see kork püsib tugevalt ja klaaspurgid on mõeldud, disainitud alarõhkude jaoks, ehk siis kui sa paned kurgid sooja veega purki ja kaanetad ära ja ta tõmbab kokku, siis sellele survele ta peab hästi vastu, ehk siis väline õhurõhk surub tugevamalt kui see sisene rõhk ja sellele peab väga hästi vastu. Klaaspurgid ei pea üldse vastu ülerõhule, mis on ka põhjus, kui me siin paar aastat tagasi tegime pilve ühes ülesandes, siis meil oli seal ka märgitud, et mis on selle klaaspurgi ülemine rõhk, mida ta kannatab. Ehk kui sul oli variant pumbata üle rõhku, kas pudeli või purgi sisse, siis seda tuli teha pudeli sisse, sest see purk lihtsalt lööb kildudeks. Ja kui sa ise hoiad sellest samal ajal kinni ja pumpad, siis see ei ole üldse tore, kui see läheb kildudeks. Eks ärge tehke selliseid asju, ei kodus ega koolis ega kusagil mujal. Alarõhk purki siis. Jah, purki tehke ainult alarõhku ja kui te tahate süsihappegaasiga seda keskkonda, siis hapniku keskkonda välja vahetada, siis jätke kork lahti, vähemalt irvakile. Et sinna ülerõhku ei tekiks, sest teine see on, kui tekib ülerõhk ja sa teed ükseks selle kaane lahti ja ta, enne kui ta on plahvatanud, siis sul on seal ülerõhk ja siis tekivad igasugu erinevad turbulentsed vood, et ta paiskab sealt välja seda ja ma arvan, et sa ikkagi ei saa seda süsihappegaasi keskkonda. Et hea on, kui sa lased tal rahulikult täituda, alt üles ja lased õhu ülevalt välja lükata. Ehk siis meie süsi ei saa nii efektiivselt põlema minna, et tekiks oht, kus ta põleb lihtsalt läbi ja meil on 2 pisikest poolikut söetükki. Kas loodame selle peale, et see on piisav või? Oota, aga vaatame, meil on varu. Tegelikult meil on päris toimiv lahendus käes. Ja me saime aru, et krokodillidel on liiga suurt takistus ja siis me võtsime vasktraadi. Meil on vaja pigem jämedamat juhet, kus saab rohkelt voolu läbi juhtida, mis jõuaks siis meie hõõgniiti ja paneks selle heledamat hõõguma. 26,8. See peaks olema päris tugev ja see peaks panema meie hõõgniidi hõõguma. Mulle tundub, et sinised võidavad selle ülesande. Mulle nagu, või nagu selle põhjal, mis näidatud on. Vaata, nad praegu katsetavad hästi pisikese, hästi lühikese selle jupiga, mis on ka nüüd see koht, et kui sul ei ole piisavalt pinget, siis tegelikult sa saad reguleerida ka seda takistust. Sellega, et kui pikka süsitükki sa kasutad, mida pikem on su süsitükk, seda suurem on ka selle takistus, see südamik siis. Kui sa lähed sellega lühemaks, siis see takistus väheneb. Töötab. Testime ja me leiame vea, et meie ühendused ei ole piisavalt head. Ta vahepeal annab ühendust, vahepeal ei anna. Ja ta on ühendatud siis siia plussi, see pluss peaks minema miinusesse, ehk siia. Meil oli need omavahel ühendatud. Oh my god. Nüüd omavahel need ühendatud. Kes seda ühendas? Sa ei ütle seda. Meil tekivad sinna jada ühendusse kuidagi lühised. Siin on mingi kuidagi tekivad lühised. See on ekstreemselt kumpel. See on ju termodünaamika teine seadus. Kõik liigub entroopia kasvu suunas. Et kui sa küsid, kas keegi ajas lühisesse midagi põlema, siis see on piisavalt hästi. Soojaks aeti küll. Nüüd me mõõdame, kui eledad lambites. Ma ütlen ka siin ära, et kui sa ajad patarei lühisesse, siis patarei on piisavalt ohutu tänasel päeval, et kui sa just ei pane neid 100 tükki jadamisi, siis... No ta ei lähe nii kuumaks, et ta läheks põlema vist. Jah, et seda ei maksaks teha, eriti järelevalveta. Aga patarei ühesõnaga elab üle. Aga nüüd ohtlik ongi see, et kui sa arvad, et aga mul on siin mingid akud, ma teen seda sama, siis akud annavad täpselt see, kui me rääkisime, et patarei ei suuda mingit võimsust välja anda, siis tänapäevastel akudel on väga palju suurem energiatihedus. Jah, üks asi on see energiatihedus, teine on see, et kui palju nad suudavad korraga välja anda, ehk siis see voolutugevus, mis sa saad patareist lühistades, on oluliselt, see voolutugevus, mis sa saad akut lühistades, on oluliselt suurem kui patareid lühistades, mis tähendab, et kui sa seal kogemata need asjad lühisesse, siis seal võivad küll asjad väga kergelt ja kiirelt minna põlema ja kontrolli alt välja. Nii et igasugu lühiseid tasub alati vältida. Jah, võite YouTube'i panna Lipofire. Ei, me ei taha, et te prooviksite seda kodus järgi. Ei, olgu. Ma mõtlesin, et see on nagu kõik näevad, kui ohtlik on. Ja, okei. Ja teeme seda pimendatud kastis. Kelle lamp? Raid! Gregor oli ka, ta oli kasti taga ja ta oli lühem. No ta niikuinii kast oli nii kõrge, et... Lootus on suht nõel, sest meil see... Ma nüüd ei kuulnud, nad nagu integreeritakse seda valgusulka või... Me võtsime lõpuks selle numbri, andsime keskmise, ehk siis sisuliselt me räägime integreerimisest. Okei, aga me numeratsioonina anname keskmise. Panime lauaga. Katsel meie omaga hästi töötab, siis tekib küll siuke kerge enesekindlus. Loodame.
ja teile antud minut on läbi saanud. Punased, teie olete viimased, kelle lampi me mõõdame ja sellest tegelikult sõltub, kes jätab saates ja kes peab minema duelli. Mul on üks küsimus, kui sa lõpetad selle kõne toimetajaga. Tere. Olen kindel, et ma tahtsin küsida seda, et kuidas te tagasite selle, ma ei teagi, et neil on ühtemoodi need purgid selle detektori suhtes või nad ise valisid, kus nad selle purgi panevad sinna? Kui sa nägid, siis neil oli laua peal oli suur must ruudukujuline vineerplaat ja me märkisime ära sinna, et kus asub sensor ja mis joone taga peab täpselt asuma teie purk. Ehk siis see, kuidas sa enda purgi sinna joone taha paigutasid, oli kõik sinu kätes. Aga me andsime ette selle, et kus asub sensor ja kuhu tuleb panna purk. Kõik kätepaarid ei saa minna 12 patarei ümber, siis paratamatult me pidime leppima sellega, et see lahendus ei toiminud. Aga kumma tiimi hõõglamp säras eredamalt? Nad isegi ei töötanud, null oli täitsa. See peame olema meie. See on väga hirmus tunne. Punased, teie saate veel kord duellis särada. 106 korda rohkem. See on keskmine valgusteadus. Ja seal oli ka näha. Sinistel ei läinud kohe alguses põlema, aga siis kui läks, siis ta läks tunduvalt heledamalt põlema kui punastama. Punastama töötas peaaegu terve aja, aga siuke vaikselt hõõgudes. Teie ei võitnud täna kumbagi ülesannet ja seega? Seekord ei olnud ühtegi vihjat selle kohta, mis duell on. Ei olnud raketti. Ma vaatasin üli tähelepanelikult. Mis võisid meile võidu maksma minna? Ma ei tea ka, mis duell tuleb, mul ei ole meeles. Esimene duellant oled sina. No nii. Ingel. Pane. Oliver. Õige hea, Ingelil oli mingi ilus see, siin ta ütles seletus midagi, ma mäletan. Oliver kõrvale. Kes läheb Oliveri kõrvale? Annika. Läheb Ingel. Sul täna ei ole hea päev. 2-0 appikene. Teie ülesanne on ohutult ära vahetada katkine lamp. Selles ülesandes peavad võistlejad tegema lihtsamat sorti elektritööd. Ma kujutan ette juba kõiki neid isasid, kes vaatavad seda lastega koos, nad on mingi, mis asja. Mis ülesande see on? Aga ma saan aru, et siin on natuke rohkem tasandid kui ainult lamp, mis sul kodus on, jah? Siin on ohutustasand, kõige tähtsam on ohutustasand. See on ohutusülesanne. Kui aeg on nüüd taga, muutub see pingelisemaks. Punchline siin. Kuigi võistlejate ülesanne tundub olevat lihtne, lambi vahetamine, siis tegelik ülesanne on olla tähelepanelik ja jälgida ohutusreeglid. Seal on ainult reeglid või seal on? Seal on ohutusreeglid. Me saame kindlasti varsti ühe katteplaani, ma arvan. Asendada uuega. Okay. Kui võistleja peaks nüüd eksima mõne ohutusreegli vastu, siis ta saab lihtsalt särtsu. Tegid ohtliku vea. Ohusignaal läheb tööle, tean, et midagi on valesti, kuid ma ei saa aru, mis see on. Töö tegemisel on oluline silmas pidada 5 ohutusreegli. No Aigar, räägi meile. Ma võtan lambi lahti, näen, et ma pean need 2 juhet panema sellise valge plastikkarbi sisse. Kui ma proovin kruvikeerijaga seda lahti hakata kruvima, siis kostub väga ehmatav alarm. Oi kui hea. Mõlemad võistlejad. Ma kujutan ette, kuidas meie siis teadustoimetuse liige Gregor oli seal. Kas tal oli võimalus näha seda, kui nad lahendavad seda? Ja siis iga kord, kui see põrin läks, seal mingi, nii hea. Äkki ma jätsin midagi 2 silma see on hea. Me panime sinna purgi peale, vaata, või ühesõnaga, tal on kuppel peal. Seal sees on see step-up konverter või? Jah, seal on see... See on päris... Ja kui seal seda kuplit peale ei ole, vaata, siis sa võpatad, kui see läheb. Aga siis on koht, et sa paned kogemata käe sisse ja sa saad särtsu. See on väga väike võimsus, aga väga suur pinge, et seal ei ole eluohtlik, kui sa ei lase seda otse südamesse, aga et ta annab sulle selle särtsu selle koha. Nii, vaatame ootusreeglid. Täielik kaitse lahutamine, ehk siis võta palun kaitsmed välja. Tagasi lülitamisvõimaluse välistamine. Kui sa nüüd lähed, tõmbad elektrikapist kaitsmed välja, keerad peal lüliti välja ja lähed ise nüüd kruvikeeraga kruviklemmide vahele kuskile, siis kui sa ei näe, mis seal kapis toimub, eks ole, keegi teine võib minna, kaitsmed väljas, ma lükkan sisse. Ja see on nüüd see, üks kõige olulisemaid osasid siin. Siis on paigalise pingetuses veendumine, ehk see enne, kui sa lähed sinna sisse, mõõda palun üle. Maandamine ja lühistamine, mis selles ülesandes on vähe oluline, aga sisuliselt see peaks tähendama seda, et kui ma nüüd lähen ja mingil põhjusel ikkagi keegi kuidagi pingestab süsteemi, siis
see oleks varasemalt ära lühistatud, et see ei jookse läbi minu, vaid me tekitame siis mingi lühise, suundame selle maandusesse ja kuskil üleval pool siis mingi kõrgema taseme kaitse peaks rakenduma. Ja siis see viimane on juurdepääsu tõkestamine kõrvalistele pingestatud osadele, et kui ma lähen kruvikeerajaga ahju sisse, aga kõrval on külmkapp, mis ikka töötab, et ma ei saaks kogemata minna sinna. Ahju ja külmkapiga on kehva näide, aga kuskil mingi päris tööstusseadmes on see, et sa peaksid väga selgelt panema juurde, et näiteks see on siin pingestatud ja see ei ole, kui sa töötad olukorras, kus on asju, mis on pingestatud. Kas need on reeglid saate jaoks loodud või need on mingisugune üldine Eesti Energias kasutusel olev? Need on üldised elektrikutel siis kasutusel olevad asjad, et mul oli ka natuke segane alguses, nad ütlesid, tead need 5 klassikalist seda elektriautos reeglit, siis nad saatsid selle ja niimoodi, et see oli kopeeritud kuskilt mingist, ma ei tea, kas mingist testist või ohutusjuhendmaterjalist, et see on nagu siuke standardne asi, ma saan aru, mis käib hästi palju läbi, mis igapäevaellu näiteks minu jaoks oli esimest korda. Aga ma ei ole ka elektritöid kunagi teinud sellisel tasemel. Aga ma saan aru, et tegelikult on suhteliselt levinud reeglid. Tuleb lülitada kõik need kaitsmed ning tegema kindlaks, et keegi ei saaks neid uuesti tööle panna. Nüüd ma näen, et laua peal on tabalukk. Mõtlen, et tabalukk võiks ju kuhugi käia. Ma pean kapi kinni panema, et keegi seda tööle ei pane, aga kus on kapp? Panen ta lihtsalt selle kaitse peale, ütlen, et nüüd on lukku pandud, keegi ei saa seda enam kasutada. Kas see oli teil päriselt ka, seal olid nagu klemmid küljes, et see taba... Aga see käi ju lukku. Ainust koht, kuhu tabalukku saab panna, on pealüliti. Tuleb välja, kui seda kollast punakas lülitit pöörata teise positsiooni, saan selle tabalukku sinna külge panna. Lambi vahetamine on lihtne, võtan tagant kaaned ära, ühendan juhtmed lahti ning voolujuhtmed ühendan uue valgustiga. Pulss on väga laes ning samal ajal üritan kruvi panna kruvikeeraja otsa, kuid sõrmed lihtsalt värisevad. Aga mul tekkis küsimus, et kas seal, kus nüüd taba on, kas seal on teil klemmid ka vahel? Ja, seal käib läbi. Ei, ma saan aru, aga et nagu... Lõpetage lahendamine. Taba, nagu see oli nii-öelda automaatne lahendus, et sul, kui sa panid selle taba sinna sisse, siis ta lühistas ära midagi ja süsteem sai aru või seal oli laua all keegi Gregor, kes kui nägi, et on, et kes lülitas midagi, et kui taba pandi, siis ta lülitas välja selle ja siis nagu ei lülitanud. Laua all ei olnud kedagi, aga me kontrollisime seda kaugelt. Okay. Ja siin on ka, näha vaata, et tegelikult selles plaanis on näha, et meil on siin taga on lüliti, kus me saame seda ümber lülitada, ehk siis sellel hetkel, kui tegelikult võistlejad seal kruvikeerajaga sees olid, siis meil ei olnud seal eluohtlikku pinget sees, aga meil oli seal 24-voldine alalispinge, et seda oleks võimalik multimeetriga tuvastada. Ehk siis me jätsime selle võimaluse selle tuvastamiseks, aga me tõime ta 10 korda madalamaks. Mul on lõpplahenduseni jäänud ainult 2 kruvi ja lambi paigale panek. Oliver, sa arvad, et lamp on nüüd ohutult ja korrektselt vahetatud? Jah. Ja nüüd enne, kui me pingestame selle päriselt, siis on see asi, mis lõigatakse pärist välja, aga siis läheb Gregor ja Raid lähevad sinna, vaata, võib-olla vajad seal kontrollivad midagi üle, niimoodi, et võistleja ei näe, teevad teatavad mõõtmised, ehk siis enne, kui me päriselt pingestame süsteemi võrgupingega, siis meil on seal need kontrollsammud vahel. Kontrollime, kas lamp süttib. Palju õnne! Sina oled selle duelli võitnud ja seega jätkad kindlalt saates. See, et saan raketipardal veel jätkata, on väga... Kas see oli easter egg? Mis asi? Aiger ütles, sina oled selle duelli võitnud ja seega jätkad kindlalt saates. Kahju. Ma oleks saanud olla sees kas... Just kui oleks nagu veel variante. Tänaseks võime siis elektrikokkuhoiu jaoks tule kustu panna ja juhtme seinast välja tõmmata. Järgmisel nädalal jätkub raketilend juba uute väljakutsetega. Kohtumiseni nädala pärast. Vaat nüüd. Nii ilus. Kohtumiseni, Aigar. Järgmisel nädalal asuvad võistlejad klahvistiku taha. Ma ütlen ausalt öeldes, et ma juba väga ootan järgmise nädala saadet. Sa pead ootama ainult nädala. Mul on veits lootus, et võib-olla... Kahekesi jäänud punased peavad pingutama. Las olla. Ma ei saa mitte midagi aru, aga mul on hea veel, et sa oled nii ootusärevuses. 10 sisse. Seega ma arvan, et see ikkagi väga tore kogemus, ma olen uhke enda üle, et suutsin nii kaugele jõuda. Tegelikult ma olin väga-väga lähedal ja ma ei tea, mõttesse tuleb naljakas asi, et mitu blondiini on vaja, et ära vahetada üks lamp.
tuleb välja, et rohkem kui ühte. See on nii ilus, kui inimesed suudavad olla positiivsed ja veel sellisel toonil lõpetada. Väga hea. Vot, me oleme täna juba vist teinud tegelikult hästi pikalt, sest et meil oli vaja rääkida voolutugevusest. Ei, mina ei taha. Kas sina tahad midagi rääkida? Ei, mul on vist täitsa hästi. Siis me saame lõpetada nii, nagu saade lõppeks, vaata. Me nüüd jääme vait ja vaadake saate lõpp. Tšau!